Alexela töötajad koos heade sõpradega istutasid Raplamaal Oraniku külas kuuseistikuid ja õppisid loodusega kooskõlas toimetamist. Sellisel kujul toimus kogukonnapäev esmakordselt. Looduse hüvanguks pani käe külge 100 inimest. Ei no see on kõige lahedam töö üldse maamuna peal. Plus veel, et ta nagu kuidagi täitsa müstiliselt seob sind mingite paikadega. Niimoodi, et pärast ei suuda enam vapsi ilma olla. Nii, ja näete, no see on nagu maksi lihtne, seda saab põhimõtteliselt lipp sees saab teha. Võtad ühe käega. Oi, kui tore. Opsti. Ja minusugune amatöör, ma arvan, et suudab ühe päevaga istutada 500 puud. Pole paha. Ja veel on lõbus ka. Nagu Alexela tegevjuht Aivo Adamson ütleb, on meil kõigil igapäeva elus olemas lihtsad sammud parema homse loomiseks. Näiteks vähem tarbida, eelistada taastuvaid ja biopõhiseid materjale, kasutada looduse suhtes säästlikumaid transpordilahendusi ja muidugi mõista istutada puid. Viimase jaoks ongi Alexela ellu kutsunud kogukonnaprogrammi. Alexelas tankides iga liitri pealt klient annab 1 sendi ja Alexela lisab endale sinna juurde veel 1 sendi. Ehk siis see ei ole reklaamitrikk ja siin juures olevalt pildilt võite seda kõike näha, et mis toimub nende istikutega. No täna me otsustasime istutada 5000 puud. Kogukonnaprogrammis me alustasime 2 aastat tagasi. Tänaseks on istutatud 400 000 puud. Just selle kirjelduse järgi, et kui sa tangid ühe liitri, annad 1 sendi, Alexela lisab 1 sendi, siis samuti saab meil istikuid ja poes isegi osta. Ja tänaseks on meil kogukonna liikmeid 28 000. Ja istutame puid koostöös Erametsaliiduga ja tehakse seda 2 korda aastas kevadel ja sügisel. Ja vastavalt siis nendesse maakondadesse, kus siis inimesed on ise määratlenud, kuhu nad tahavad istutada. Raplamaal toimunud kogukonnapäev ei piirdunud ainult puude istutamisega. Siin olid ka kasulikud töötuhad, kus räägiti metsas hakkama saamisest, õpiti metsas leiduvast toitu valmistama ning looma- ja linnuriiki mõistma. Seega igati mõnus ja kasulik päev looduses. Naksti, nägite jah? Praegu on nii, et 5 minutiga 5 puud vähemalt. Ai kui ilus. Ma arvan, et tegemist on sellise jätkusuutliku programmiga ja me võib-olla isegi vastandume natuke sellele üleüldisele rohepöörde jutule, et millele definitsiooni on täna väga raske anda, aga me teeme väikseid samme. Meil on näiteks ühekordselt kasutamisel kohvitopsid, meie Alexela vesi on taas kasutatud plastikust tehtud pudelites, istutame puid, me teeme väikseid asju, aga kindlalt ja nad on kõik mõõdetavad ja inimesed saavad seda ise näha.